No küll on hea, kui mingitel asjadel õnnestub ikkagi korralikult joon alla tõmmata. Sellest on peaaegu aasta aega möödas, kui me oma saates tutvustasime teile Reelikat, kes elas Kohtla-Järvel erakordselt viletsas korteris koos oma puuetega kaksikutega. Esimest korda kohtusime Reelikaga mullu kevadel. No saame kõigepealt tuttavaks sina ja Reelika ja kes on sinu süles ja kes on seal diivani peal? Vanessa on mul süles ja Petra on diivani peal. Ja lisaks on sul veel üks laps, kes on praegu lasteaias? Jah. Nad ei ole päris nagu tavalised lapsed? Ei, et neil on koljuluude deformatsioon, et neil puudub osa koljuluust. Vanessal natuke rohkem, Petral vähem. Et teadmata põhjusel, geneetikutel ka nagu... Nende laste isa siis kuidagi ei osale selles tegevuses? Ei, et ta ei tunnista neid ja ma ei nõua ka midagi, et kui ei taha ja mis sellest ka. Me oleme praegu Kohtla-Järvel, aga sinul endal mingisuguseid juuri siin ei ole. Sa oled tulnud Viljandimaalt. Kuidas sa siia sattusid? Kuna ma muidugi eelnevalt, mul oli see, et ma plaanisin osta korterit, aga mul ei olnud asukoht nagu oluline, et on ta siis Ida-Virumaal või on ta kuskil mujal maakohas või väiksemates kohtades, et oluliseks saigi see, et hind nagu. No mis see hind siis oli, millega saab Kohtla-Järvel sellise, päris paraja suurusega korteri vähemalt? Jah, 3900. 3900 eurot? Jah. Aga see hind tähendab ka seda, et päris palju tuleb sul siin kõpitseda. Midagi sa oled juba teinud ka, jah? Jaa. Et vannituba olen teinud ja ikkagi seinusin, tapeetisin ma ise. Et mitte küll väga hästi, aga tegin, et aga kuna nüüd on nii tegelikult järjest rohkem teha, et ma alguses lammutasin ka ise siin. Üdini tubli ja tragi lootis Reelika ikka ise ja omal käel oma kodu korda saada. Aga ilmselgelt oli see täiesti võimatu. Kui Reelika minu poole pöördus, ta palus ainult abi vannitoaga ja väikene elektrisüsteemiga. Peale tööd läksin vaatama seda ja mul oli šokk. Mul ei tulnud mitte ühtegi sõna suust välja. Kui ma nägin neid lapsi, kes on tõesti nii väikesed, nii kerged, see elamine ja see vannituba, see on, mul pole sõnu. See on niisugune... Ma ei teagi, ma ütlen ausalt, mul on 43 aastane, ma vist ei mäletagi, et ma oleks kuskil näinud siukes olukorras peret ja ta vajab abi. Tookord läks Reelika lugu paljudele vaatajatele hinge. Remondiks annetati üle 16 000 euro ja heategijad alustasid oma suurt missiooni. On läinud väga kaua aega, kuid nüüd olen ma tagasi Kohtla-Järvel, sest korter peaks olema valmis. Ei mina ega Reelika pole seda veel näinud. Läheme koos vaatama. Kõigepealt vaatame, kuidas Reelikal endal läheb. Tšau! Tere! No Reelika, peaaegu aasta aega on möödas sellest, kui me viimati kohtusime ja see sinu lugu läks ikka vaatajatele tohutult hinge. Kuidas sul siis endal see aasta on läinud? Vaikselt tegude rohkelt lastega tegelenud ja ongi oodates, et ja vaadates, kuidas läheb. Vaatajaid muidugi hämmastab, miks selles korteris suurt midagi muutunud pole. Kuid sellel on oma põhjus. MTÜ Märka, hooli ja aita leidis, et see korter on siiski liiga väike ja armetu. Kohtla-Järvelt leiti paremas majas suurem korter, mis ära osteti ja hakati hoopis seda remontima. Sa ise oled seal korteris käinud ka üldse või? Paar korda suvel käisin ikkagi. Siis seal ei olnud mitte midagi nagu põhimõtteliselt tehtud. Siis ei olnud seal mitte midagi veel? Nojah, et seinad püsti ja Et oled nüüd ka ikkagi põnev veel, et mis seal saanud on? Jah, et on küll, et mis see tulemus siis oli. Kuidas su lastel siis läheb? Nagu näha, et väiksed nad veel on, aga areng on toimunud, et räägivad isegi natuke ja toimetavad ja roomavad ja et veel ei kõnni, et vanust küll üle 2 aasta juba, aga tegi teha ja. No aga tegusust on ja ma vaatan, nad ikka tunnevad huvi ja tahavad suhelda ja... Ja, ikka iive. Õue. Jah, lähme õue. Lähme või? Jah.
Lähme õue. Õue, jah? Jah? Allo või? Üks räägib rohkem, ütleme niimoodi, ja toetab jalgu ja niimoodi rohkem nagu. Teine nagu, roomab, aga... Papu, jah? Oike. Remont võttis oodatust rohkem aega. Ka annetajad tundsid kuude kaupa huvi, kas ja millised arengud on ikkagi toimunud. Õhus oli isegi ärevust, kas lubatu ikkagi saab teoks. Õnneks tuleb tõdeda, et kõigel oli oma põhjus. Kogu heategevusprojekti eestvedaja Aivar räägib kohe lähemalt, mis vahepeal ikkagi juhtunud on. No nii, pambud kaenlasse. Lähme vaatame, laseme kella, kas sisse ka lastakse? Lõpuks ongi see kaua oodatud hetk käes, kui Reelika saab esimest korda oma uut kodu näha. Kohe oleme kõik selle tunnistajaks. No, tere! Kohe oleme tunnistajaks, kuidas paljude heategijate ja annetajate abiga saab uue kodu Reelika, kellele saatus on vedada andnud eriti suure koorma. No, võtad siia keelast. Lahti. Ootan vaja lapse maha. Tšau. Tere tulemast siis oma uude koju. Suur aitäh. No aga Aivar, teed siis ekskursiooni ka või? Jaa, lähme siis hakkame siis kõigepealt pihta võib-olla äkki Simona toast või? Jaa, äkki. Nii, lähme siis ringkäiguga siin. See siis on Simona tuba. Korralikult läbi mõeldud. Mis tuba see enne oli ja milline ta oli siis? See oli mööblit täis tuba. Kui me ostsime, siis siin oli mingi kapp ja see oli täielikult mööblit täis. Vanad aknad, ebameeldiv lõhtuas ja siin korteris on kõik ära vahetud elektrisüsteem, kõik täisremont, uued aknad, uued uksed. Täna tõime ka uue pesumasina siia, soe vesi, ka mõningad kapid, veepoiler 80 liitrine, millega peaks piisama terve pere, peaks ära saama käidud. WC-poti lahendus ja me mõtlesime jah, et võimalikult palju ruumi kokku hoida, et samas oleks ka siin ruumi. Lähme siis sinu magamistuppa ja selle toa planeeringu tegime täpselt samuti. Alguses oli see elutuba ja just planeerisime selle asjaga, kuna kaksikud vajavad kogu aeg tähelepanu ja hoolt, siis on ka kaksikute jaoks uued voodid siin olemas ja mis veel siia tuppa tuleb veel selle kuu lõpus. Siit seinast kuni ukseni suur garderoobi kapisüsteemiga kapp, et saad kõik enda pereasjad vaja minevad siia ära panna. Ei, väga uhke, väga ilus on, väga suurt tööd on tehtud. Et ma tean, mis siin algselt oli ja ma nägin neid, mis siin tulemus on tõesti üleõutust. Väga valge on see korter. Ja siin on sulle siis köök, see köök tuli siis Mustvest ühelt köögimeisterilt ja siis tükk aega mõtlesime planeeringu peale täpselt samuti, et mitte köök ei oleks väike pere jaoks. Kapp asja on, see planeering, mis on, mulle aga meeldib, et ruumi on
ja saad enda toidunõusid, toitu, kõik asju ilusti sättida, paigaldada. Seal all on kubu, kui sa näed seda nuppu. Ja köögivalgustus käib siit. Siia on pandud kahene lüliti. Üks on laiama ja üks on siis alt. See diivan oli sinu kõige suurem unistus ja see oli sinu kõige erilisem soov, mis sa soovisid ainult saada ja mille me kohe ka lahendasime hästi kiiresti ära. Palun. Jah, ei, diivan on tõesti, et lapsed mahuvad peale ja külalised võivad tulla istuma. Remondile eelnenud pildid annavad aimu, milline massiivne töö on siin ära tehtud. Väikesele MTÜ-le oli kogu projekti vedamine, lisasponsorite leidmine ja tööde organiseerimine ning teostamine muidugi tohutu pingutus. Nüüd me siin korteris seisame, Reelika saab natukene lastega ise ka seda korterit avastada, aga te olete suure töö ära teinud. Aga televaataja jaoks see lugu ju jäi pooleli sel hetkel, kui me kogusime raha ja tegelikult oli plaan seda Reelika vana korterit renoveerida. Rääkige, kuidas siis see idee ikkagi tekkis võtta uus korter ja kuidas see protsess käis? Kuna antud piirkond, kus Reelika elab, siis ei ole see tegelikult pere jaoks absoluutselt sobilik piirkond. Ja esimene üllatus oli see, kui ma sinna korterisse üldse läksin, siis ma juba nägin siis, et seal kohe maja nurga taga mingi pidu käib ja grill käib ja kui kuuldes inimeste käestki, et ütleme, see piirkond on just sellised, kus on alkohoolikud, narkomaanid, seal toimub, ütleme, sellised rohkem, ütleme, ebasobivaid asju. Ja mitte ükski pere esiteks ei pea selles piirkonnas elama. Ja kui miks see mõttega tuli uue korteri peale oligi, kui ma nägin seda maja elektrisüsteemi, mis seal tehtud on, siis mul tekkis küsimus, et huvitav, kes seda teinud seal on, et kas mõni alkohoolik viinapudeli eest või on ise tehtud, et siis ei ole mõtet hakata seda ühte korterit sellises majas tegema korda, kui see maja on nimekirjas, mis võib maha lammutamisse minna. Ja ütleme, kui selles pinnas, mis Reelika praegu elab, 4-liikmeline pere, see oli ilmselgelt mega väike selle pere jaoks. Projekt läks kulukamus, kui oli arvestatud, aga ikkagi võtsime arvesse laste huvid. Tegelikult see protsess oli küllaltki keeruline ja igasuguseid jamasid oli ju selle ehituse käigus. Räägi, mis need kõige suuremad jamad olid, millega tuli silma rinda pista? Kõige suurem jama oli, kui meil oli tegelikult ehitaja olemas. Ja algne plaan oli 3 kuuga see kõik valmis teha. Aga jah, ehitajaga koostöö ei sujunud. Ja tegelikult vaatajad hästi palju annetasid, siis minu käest küsiti, Reelika käest küsiti, millal saab ometi valmis, kas kõik on hästi. Kui palju teie tundsite seda survet, et hakatakse küsima, et kuule, et me oleme annetanud, et kas valmis ei saagi või? Eks seda väike survet oli, aga kuna me olime ka kohe seda alguses ütlenud, et me kajastame ainult algust ja me kajastame lõppu. Et vahepealselt mitte, et jääks seda ootuselevust. Ja eks siin oli ka see, miks see asi protsess venis oli, kuna ma käisin seda üksinda tegemas nädalavahetusel. Esmaspäevast reedeni ma tegin enda tööd ja nädalavahetusel sõitsin 600-700 kilomeetrit maha, et seda korterit ehitada. Ma saan aru, et lõpusport oli ikka selline, et sa sisuliselt magasid siin ja kogu aeg ehitasid, jah? Ja ma võtsin, eelmine nädal võtsin puhkuse. Ma mõtlesin enda ülemusele ka, ma ei suuda niimoodi enam vastu pidada, et ma käin tööl ja teen seda korterit, et võtan nädal aega puhkust. Nädalast ajast tekkis teine nädal, siis ma mõtlesin talle, et ma ei saa ikkagi tööle tulla, see korter on vaja valmis saada. Ja siis ma olen siin maganud ka, võtsin enda magamiskoti kaasa ja magasin põranda peal ja valmis sai. Et need on jah, seal ütleme 25 000 pluss on siin kokku läinud, et nii toetajate rahasid kui ka meie enda raha on siia alla läinud ikka väga kõvasti. Nagu öeldakse, et maailma ei parandata ühe päevaga, maailma parandatakse iga päevaga. Täpselt õigelt. Reelika, nagu ma korduvalt ütlesin, see on ka märgatud Eestis kõige suurem selline heategevusprojekt. See kõik läks inimestele väga palju korda. Nüüd, kui sa siin korteris oled saanud ringi vaadata, natukene siin olla, mis tunne sul sees on? Väga hea, väga suurt tööd on tehtud ja tõesti väga tänulik kõigile, kes aitasid kaasa sellele, et see teoks sai. Lapsed on väga tänulikud. Kindlasti kodutunne tekib
eks see võtab aega harjumine, et nii suur elamine ja teistmoodi ja tänapäevasem ja remonditud, ei pea muretsema elektri pärast. Et tõesti. No kõige olulisem ikkagi see, et sul on 2 last, kes vajavad natukene erilist hoolitsust. On see selline kodu, kus sul on nendega mugav tegutseda? Jaa, kohe kindlasti, et neil on ruumi liikuda, kuna nad nüüdseks roomavad, siis nad saavad vabalt käia ja askeldada ja toimetada. Jaa. Et koduga on asjad korras, sa saad keskenduda oma laste tervisele. Sinu kaksikud on ka ikkagi meie vaatajatel ju väga armsaks ja kalliks saanud. Räägi, mis nüüd nendest edasi saab ja kuidas nende tervisega edasi tegeletakse? Nendega on nüüd niimoodi, et läheme neuroloogiasse ja siis tehakse uuringud, MRT-d ja asjad, et neil on vaja teha opid ja koljuluude implantaat panna. Selle op tuleb väga raske ja selle õnnestumine tõenäosus on siuke 50-50, et tuleb valmistada kõigeks, et ja midagi teha ei ole, et elame üks päev korraga ja vaatame, et loodame parimat ja nii on. Mul on väga hea meel, et kõik koos, Aivar muidugi eelkõige, kõik koos saime natukenegi sind aidata. Suur aitäh tõesti.